Tere kõik head kommuuni tasuta koolitused kõigile Facebooki fännid. Minu nimi on Egon ja ma pöördun teie poole, et jagada oma siirast rõõmu ja tänu. 14. oktoobril aastal 2013 märkasin ma internetis ja meedias ühte uudist, mille sisu äratas minust tähelepanu. See oli teada ühest praktilisest ja meeldivast koolitusest, mis oli avatud tasuta kõigile soovijatele. Seda artiklit lugedes oli ma tõsiselt üllatunud ja minust tekkis väga meeldiv tunne. Mõne hetke möödudes tekkis minus soov ja huvi näha ning võimalusel osa saada ka kõikidest teistest sarnastest kursustest. Nii ma hakkasin internetis ringi vaatama, et leida koht, kus ma saaksin niisuguse ülevaatliku info. Ma otsisin küll teadlikult, kuid ei leidnud sel hetkel ühtegi meeldivat eestikeelset infoveebi. Korraga vissutas minus idee kasutada sotsiaalvõrgustiku abi ja luua ise niisuguse temaatikaga leht, kus vahendada niisugust infot. Nii tekkis minus idee luua leht tasuta koolitustest kõigile. Mõne hetke pärast ma siis registreerisin selle Facebookis ära ja lisasin sinna juurde mõned uudised tasuta kursustest. Tol hetkel ma ei olnud eriti aktiivne ja ma ei lisanud sinna väga palju uusi teateid. Ma isegi unustasin ära, et olin selle lehe loonud. Ma olin suhteliselt passiivne, kuid pea 9 kuu mööduses hakkasite teie seda järsku märkama. See oli minu jaoks täielik üllatus. Kuidas see võimalik? Ma ei tea seda tänase päevani. See köitis minu tähelepanu ja ma hakkasin teadlikult uurima, milliseid koolitusi ja kursuseid siis tegelikult Eestis ja mujal maailmas tasuta pakutakse. Teid ehk fänne tuli aina juurde ja minus kasvas uudishimu, huvi ja tänutunne selle temaatika vastu. Tänaseks päevaks olen läbinud isegi ühe tasuta kursuse internetis. Ma jagan teiega seda sellisel viisil, et näitan teile siis ühtle paberit selle kohta. Siin on kirjas, et ma olen osalenud siis Open to Study veebilehe koolitusel Writing for the Web ehk siis veebi kirjutamisel. Ja võin omast kogemusest öelda, et see oli päris huvitav. Ma tegelesin sellega nädalavahetuseti ja õhtuti. Ma sain sellega hakkama, eksamil sain 90% ja ma olen väga tänulik neile, kes sellega tegelesid ja kes selle välja pakkusid. Minu jaoks oli väga arendav. Ma siis tegelikult olen kõigile neile tänulik, kes tegelevad sellise tasuta kursuste pakkumise ja vahendamisega. Head fännid, aga teie tegevus innustab ja inspireerib mind veelgi enam. Ma usun, et mitte ainult mind, vaid ka kõiki teisi Facebooki tasuta koolitused kõigile lehe fänne, tasuta koolitused kõigile lehe fänne on teie tegevus väga meeltmööda. Sest me kõik oleme avastanud veebilehti ja märganud koolitusi, millest meil varem aimugi ei olnud, kuid mis on täiesti tasuta nähtavad ja väga kasulikud. Tänasel päeval kasutavad seda Facebooki lehte tuhanded inimesed. See on väga palju. Aitäh teile! Isegi mitmed ettevõtted kasutavad seda kanalit, et jagada infot tasuta kursuste ja koolituste kohta. Ma tänan teid kõiki huvi, julguse ja usalduse eest. Nagu te näete, ma ei loonud seda keskkonda ärilisel eesmärgil, kuid ma olen saanud kogeda ja jagada palju rõõmu ja sõnumeid. See kõik on rikastanud minu elu ja tegevust. Aitäh teile! Usun, et ka teie olete seda rõõmu kogenud ja jaganud. Minu soov on areneda ja arendada seda keskkonda teie jaoks veelgi paremaks. Selleks ma palun teie tähelepanu
ettepanekuid ja soovitusi, et muuta see ettevõtmine veelgi mugavamaks ja meeldivamaks. Head fännid, ma olen koostanud küsimustiku, et teada saada, mis teile meeldib. Ma soovin teada, mida te tahaksite veel näha, kogeda ja jagada. Selleks ma selgitan teile, millised küsimusi ma küsin ja mis on nende taust. Küsimused ise formaalselt on nähtavad veebilehel. See on siis veebilehel, mis on hetkel selle Facebooki lehe taustaks nii-öelda koduleht, kuid seda kodulehte ma soovingi teha uuemaks, paremaks ja kvaliteetsemaks. Ja selle kodulehe sisu ma soovingi koos teiega luua. Kõigepealt, te olete näinud Facebookis siiamaani infot tasuta kursuste, koolituste ja seminaride kohta. Minu soov on luua veebileht, kus oleks näha juba olemasolev info ja lisaks veel palju enamat. Muidugi, kui see teile huvi pakub. Minu idee on pakkuda lisaks veel näiteks infot tasuta treeningute kohta, tasuta teenuste kohta, tasuta asjade kohta, riiete kohta, ürituste ja sündmuste kohta. Kui teilegi see huvi pakub, siis palun andke teada. Kui teil on midagi, mida ma ei maininud, kui te sooviksite samuti näha ja lugeda, siis andke ka sellest mulle teada. Lisaks sooviksime teada, mis teemad teid huvitavad. Ma tean, et osasid inimesi huvitab programmeerimine, osasid huvitab keeleõpe, käsitöö, võib-olla muusika, kunst, võib-olla hoopis midagi täiesti uut. Jagage, mis on need teemad, mis teid huvitavad. Minu suurim soov on jagada ja vahendada seda infot teiega koos. Lisaks võib see veebileht sisaldada veel palju põnevat, näiteks blogi. Kui te soovite lugeda mõne treeneri ja koolitaja mõtteid, siis palun andke teada. Võib-olla soovite lugeda nende kogemusi või mingisuguseid plaane. Mina hea meelega vahendaksin seda läbi blogi. Võib-olla huvitab teid hoopis foorum, kus te saate esitada küsimusi, saate vastuseid. See on väga meeldiv omavahel suhtlemiseks. Võib-olla huvitab teid jututuba, kus te saate omavahel suhelda nii-öelda online'is, interaktiivselt. Võib-olla huvitab teid näiteks ka selline, et te saaksite anda tagasisidet selle veebilehe kohta või selle sisu kohta online'is, näiteks läbi tagasiside akna või läbi e-kirja, aga põhimõttel, et te saaksite seda tagasisidet anda, näiteks läbi tagasiside akna. Kui teil see huvi on olemas, palun andke teada. Lisaks, kui teil huvitab, võiksin panna veebilehel üles ka näiteks lood erinevatest kogemustest. Kui keegi on käinud kuskil kursusel, koolitusel, seminaril ja tahab jagada oma kogemust, siis mina hea meelega vahendaksin seda näiteks kogemuste lehel, kus te saaksite lugeda ja saaksite tagasisidet erinevate kursuste ja koolituste kohta. Võib-olla inspireerivad teid hoopis näiteks erinevad intervjuud koolitajate, treenerite, mingite ettevõtjatega ja te saaksite teada ühte või teist teemat, palun andke teada, ma olen hea meelega valmis vahendama neid intervjuusid. Lisaks sellele, kui teid huvitab, võiksin panna veebilehel üles ka nii-öelda valitud reklaami. Minul näiteks meeldib reklaami vaadata siis, kui mul on kodus mingi väike mure, näiteks televiisor on katki, voodi on katki, lamp on katki või on vaja uut värvi, uut tapeeti, siis neil hetkedel ma olen avatud nii-öelda reklaamidele täiesti teadlikult, sest ma nende reklaamide kaudu saan teada, kus, kes, mida pakub. Ja kui veebilehel on võimalik siis nii-öelda valida, et kas reklaami näha või üldse mitte näha, siis see on väga hea. Ja kui näha, siis näha näiteks soovitud reklaami, näiteks reklaamitapeetide, reklaami voodite, televiisorite, mille iganes kohta
iganes kohta te soovite. Kui teile meeldib see kontseptsioon, et reklaami võiks näha vaid valitud huvi kohta, siis ma hea meelega vahendaksin seda. Ja loomulikult peaks see kehtima siis ka vastupidi, et reklaami ei peaks üldse nägema. Et see peaks olema valik. Kui teile see idee meeldib, siis palun andke teada. Head fännid, kõik, kes te kirjutate, joonistate, teete võib-olla video ja saadate selle mulle ja minu tiimile, siis kõigi teie vahel ma valin välja 2 inimest, kellele ma tahan teha ühe kingituse. Ühe kingituse ma tahan teha kindlasti naisterahvale ja ühe meesterahvale. Kingituseks on T-särk. T-särk näeb välja siis, hetkel on siis siin M-suurusega naiste T-särk. See on lihtsalt näidis. On ta siis must, näeb eest niimoodi ja tagant niimoodi välja. Ja meeste versioon on ka siin antud juhul M puhtalt näidis. Näeb välja selline, eestpoolt ja tagantpoolt selline. Ja sõnum on siis sellel väga lihtne selle peal. Ei midagi keerulist. Ise mõtlesin välja, ise tegin. See on siis nii-öelda mitteametlik logo või siis ka meeldiv sõnum. Aga selline oleks minu isiklik kingitus teile oma kulu ja kirjadega, omal initsiatiivil, oma sooviga. Palun jagage tagasisidet, ma olen teile väga tänulik. Head fännid, kohe on jõulud, peagi on tulemas aastavahetus. Soovin teile ilusaid ja rahulikke jõule, nautige seda aega, puhake. Nautige ka aastavahetust ja ma soovin, et täituksid ka kõik teie ilusad ja parimad uusaasta soovid. Aitäh! Kohtumiseni uuel aastal! Aitäh!